Tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad, kindlasti liituge peregrupiga, kui te veel ei ole liitunud ja vaatame üle, mida toob see kuuvahetus energianädal kõigile 12 tähtkujule. Tšau kõikidele jääradele, kindlasti toetage kanalit, liituge peregrupiga ja vaatame, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Mis näitavad kaardid jäärale? Ma tahan seda nii hirmsasti, sest ma nägin juba ära, et see oli mõõkade kuningas, nagu et ta tegi ringi ja läks paki vahele ja ainult nurgaga. Et võtame ta ära ja ma annan ta nagu esimese kaardina välja. Esimese kaardina on siis jääral siin olemas mõõkade kuningas. Ja see näitab esiteks sihukest sihikindlust, see on hästi tugev sihuke iseseisvuse kaart ka. Mõõgad, hea suhtlemine, ausus, õiglus. Samas nüüd mõõkade kuningas võib olla sihuke inimene, kes on hästi otsekohese ütlemisega ja võib olla sihuke ennast kehtestav inimene, et see võib olla teie enda energia, võite selle energia alles saavutada. Samas see võib olla mingi austaja partneri lähedase isiku energiakaart, et kui mitte kedagi selles kaardis ära ei tunne, siis võib see olla mingi inimene, kes alles tekib teie ellu, mingi hea suhtlus võib siit tekkida mõõgaga. Aga sihuke väga huvitav energia, et igal juhul põnev, sellepärast, et ta on küll kuninga kaart, eks ju, mees energia võib ta tähendada nii nais kui mees poolt, sest mõlemal sugupoolel on mees energiat. Aga ütleme, et see on pigem meesterahvas siis hetkel. Nii, teise kaardina on jääradel väljas tornikaart. Ja tornikaart võib tähendada nüüd väga ootamatuid kiireid sündmusi. Mingid asjad võivad väga järsku lõppeda. Võib-olla mingid suhted siin või mingi suhtlus võib siin väga järsku lõppeda või kellelgi lõppes väga järsku mingi suhtlus selle mõõkade kuningaga. Samas tornikaardiga võivad ka väga järsku mingid uued asjad alata, aga peab nagu natukene ettevaatlik olema, sest tornikaart ikkagi pigem ta on siuke negatiivsema poolne kaart, mis ütleb, et maailm võib kellelgi nagu kokku variseda või väga kiiresti võib tulla väga suur muutus. Aga mulle tundub, et kuna mõõkade kuningas on ees, siis võib tulla väga suur muutus mingis suhtluses. Ja kui te olete vallaline inimene, siis see võib tähendada seda, et väga järsku võib tekkida siis mingi uus austaja teie ellu või mingi uus isik. Ta ei pea alati austaja olema ka nagu. Ja kolmanda kaardina on põnev, tuleb veel välja suurt arkaani ja tuleb välja siit ülempreestrinna, mis on siis hästi tugeva naiseliku spirituaalse energiaga kaart, hästi siuke müstiline, salapärane, et võib ta tähendada ka seda, et te võite siin mingi saladuse teada saada või midagi te võite nagu avastada, aga kõige rohkem on see siuke ikkagi spirituaalse avastuse kaart ja spirituaalselt enda avastuse kaart ja midagi võib-olla, mis see kaart ka natukene nagu ütleb, et on see, et usaldage rohkem enda sisetunnet või sisemist häält, et siin mingites olukordades te võib-olla tunnetate ära, kus keegi üritab midagi kavaldada justkui, et te kavaldate ise kuidagi kellegi teise üle, et see on siuke huvitav energiakaart, muidugi see on siuke tarolugeja energiakaart, et võib-olla väga hästi siis resoneerub see sõnum või võib-olla saate kellegi teise videost hästi resoneeruvaid sõnumeid või keegi tajub nagu midagi spirituaalselt väga hästi siin olukorras. Ma ei tea siis, kas see on teie või on mingi spirituaalaustaja kaart. Võimalusi on palju jäärad, vaatame, mis on siin lõpetuseks Kuutaro pakist. Mis on jäärale lõpetuseks Kuutaro pakist? Mis on jäärale Kuutaro pakist? Et ühesõnaga siin meestel on kindlasti võimalik endal saavutada mingi võimekas energia, naiste puhul võib see siis mõõkade kuningas tähendada mingit austajat, aga teie raske töö tasub ennast ära ja tuleb positiivse energiaga kaart, mis ütleb, et kui te teete tööd, näete vaeva, siis tulevad ka positiivsed tulemused. Jäärad, see oli teie video, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele sõnnidele, kindlasti liituge peregrupiga, toetage kanalit ja vaatame üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Mis tuleb sõnnile ja väga kiirelt tulevad vastused, tundub, aga esimese kaardina on siis kohe väljas karikate paas. Huvitav energia, see on siuke intuitsiooni energia, nagu siin kaardi peal kirjas on, eks ju, et kindlasti peate siin usaldama enda sisetunnet või teil võib olla mingi sisemine tahe, et karikad on siuksed romantilised kaardid ja emotsionaalsed kaardid ka, et ärge siin võib-olla mingite emotsioonide ohvriks minge, aga võib see tähendada siin igasuguseid asju, võib ka tähendada mingeid positiivseid uudiseid, aga ta võib olla siuke nagu
nooremapoolse austaja kaart siis, et võib-olla mingi romantiline nooremapoolne austaja või võib-olla siis nooruslik austaja, et ei pea olema nagu noorem, aga nooruslik mingi austaja energia on siin sees või romantiline, võib-olla tunnete ennast hästi noorusliku ja romantilisena. Aga teise kaardina on siin Sennile välja anda number 5 suur arkaan ja see on siis Hierophant ja Hierophant on hästi suurte ja tugevate liitude nagu sõlmimise kaart. Et mulle tundub, et siin on võimalik teil nagu sõlmida siis mingeid tugevaid liite või sidemeid, et ma ütlen, et see on selline lepinguliste liitude kaart, et abieluleping on meil, eks ju, aga tööleping on ka. Kuigi nagu esimene kaart on siin karikate baas, mis on rohkem selline romantika baasil on ja see kaart võib-olla ise on ka Hierophant natukene rohkem selline romantika baasil, aga see on selline uskumuste kaart ja traditsioonide nagu kaart. Väga huvitav energia, muutused muidugi number 5, eks ju, 5 on selline muutuv energia numeroloogias. Rändav, kolmanda kaardina tuleb siis välja siit anda müntide emand ja pole küll täpselt Senni energiakaart, et on kaljukitse oma, aga samas müntide emand sobib Sennile endale väga hästi, sest ta on ikkagi maamärgi kaart. Ta näitab sihukest usaldusväärsust. See on ka tegelikult ongi nagu usaldusväärse inimese kaart, aga stabiilse ja turvalise nagu inimese kaart. Mündid muidugi võivad tähendada head järge, eks ju, head õnne, samas ka viljakust, rasedust. Mingi sihuke energia on ka siin olemas ja mingi traditsioonid, mingi abielu võib olla kellegi jaoks. Et inimesi on palju, kes neid videosid vaatavad, et igal ühel on oma lugu, et üritage ise siit kaartidesse välja võtta, mis teil vaja on. Muidugi nüüd müntide emand võib ka paljude jaoks tähendada sihukest austajat, partnerit, lähedast isikut, kes võib olla teie ellu tekkida, kui te mitte kedagi hetkel selles energias ära ei tunne, eks ju. Et olenemata sellest, et see on naisenergia kaart, siis ka meesterahvastel on natukene nagu naisenergiat. Et alati need kuningad ja emandad ei tähenda kindlat suguisikut, et pigem keiser ja keisrinna on need, kes kindlalt ütlevad, et tegemist on mehe või naisega. Et võimalusi siin peaks olema ja pigem, nüüd on huvitav, eks ju, et keskel on nagu liitude kaart, suurte tugevate liitude, ühel pool on romantika, teisel pool on justkui raha müntidega, eks ju. Et põnev, tundub, et teil on siin valikuid Sennid. Vaatame, mis tuleb lõpetuseks siit Kuutaro pakist. Mis on siit tulemas Kuutaro pakist Sennidele? No midagi tuli. Ahaa. Ja uus romantiline tsükkel peaks siis olema Sennidel algamas, nii et tundub, et koos romantikaga siis võib-olla tuleb ka raha ja võib-olla siin see baasi areng emandasse ongi mingi sihuke tulemus, eks ju, et võimalusi siin peaks olema siis eriti romantikas ja tugevate liitude loomises. Sennid, kui video meeldis, visake pöidla nuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele, kindlasti liituge peregrupiga, toetage kanal ja vaatame siis üle, mis on siin tulemas lähitulevikus. Mis on tulemas kaksikutele? Ai. No teil on ikka siin mingi segadus põhimõtteliselt. Kaksikud, esimese kaardina on väljas karikate 5. Karikate 5 on justkui siis selline nagu mineviku olukordade taga nutmise kaart. Et keegi on siin segaduses, kellelgi on mingid negatiivsed emotsioonid ja keegi vaatab kogu aeg ainult minevikule tagasi. Aga tegelikult karikate 5 on sihuke kaart, mis ütleb, et inimene peaks pöörama ümber ja hakkama liikuma uues suunas. Sest nagu siin pildi peal ka koheselt, kui see inimene pöörab ümber, tavastab, et tal on selja taga 2 uut karikat või püstist karikat, mis ei ole ümber läinud, eks ju. Ja ehk siis tal on ka veel valikud. Lisaks sellele mitte uus võimalus, vaid võimalused. Ja millegi pärast see kaart nagu ütleb, et keegi peaks siin minevikust lahti laskma. Ma ei tea, kaksikud, mis teil seal minevikus on, aga teise kaardina kohe väljas ka karikate 8 ja need on nagu hästi sarnase energiaga kaardid, aga karikate 8 on tegelikult sihuke kaart, mis räägib nagu elu mõtte või unistuse poole liikumisest, et siin on näha ka, et siin on inimene hakanud nagu liikuma ja hoopis karikad jätnud nagu selja taha.
aga karikate 8 siis ütlebki põhimõtteliselt seda, et on vaja jätta midagi selja taha selle jaoks, et saaks liikuda nagu positiivselt edasi. Ja see võib olla mingi negatiivne emotsioon just nende karikatega, mingi romantiline energia minevikust, toksiline sidesuhe. Muidugi ta võib olla ka mingi halb harjumus või sõltuvus või mingi negatiivne mõtteviis, aga pigem negatiivsed emotsioonid. Et hästi tugevalt kaardid soovitavad siin kaksikutele lasta lahti negatiivsetest mineviku emotsioonidest, et 2 juba negatiivse energiaga kaarti ja tuleb ka tegelikult 3, mis on siis suur arkaan. Ja selleks on siis poodu ja poodu kaart on siuke kaart, mis räägib samamoodi mingist segadusest, täpselt nagu karikate 5. Aga see on jällegi segaste tunnete, segaste emotsioonide kaart ja tegelikult see poodu kaart siis ütleb, et tuleks säilitada rahu, selge meel ja mõistus ja kui tunnete ennast närvilisena või kurvana või kurjana, siis kindlasti see ei ole õige aeg vastu võtmaks mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid, et pigem peaks tegema neid nagu võtma nagu rahulikult ja peaks rahulikuks jääma ja tegelikult mingis mõttes see poodu kaart siis ütleb ka seda, et ärge laske liigselt palju nagu ümbritsevast mürast ennast häirida. Et siin võib olla mingi teatud olukorra üle hästi palju mingit draamat justkui mulle tundub, aga siin kaardid soovitavad nagu, ma ei tea, võib-olla andestada inimestele, õppida enda vigadest, aga siis liikuda nagu edasi, lihtsalt mitte liigselt nagu kiirustada uute valikute tegemisel selle rippuma mehe või poodu kaardiga, sest see on ikkagi suure arkaani energia, number 3, võib-olla siin keegi üritab kiirelt mingeid uusi suhtlusi luua, aga sisetöö on nagu tegemata eelmisest suhtest, et olge nagu ettevaatlikud ka, et kui teie suunas tulevad mingid uued isikud, siis see võib tähendada seda, et keegi nendest on mingis päris suures nagu draamas kaksikud, aga vaatame, mis lõpetuseks tuleb siit kuutarapakist teile, mis on siit veel kaksikutele tulemas peale sellist lugemist, et jah, siin selles taropakis on siis nii-öelda kirjas kas jah või ei kaardil ja kõik on ei kaardid, et niisugune kahtlane energia, aga alistuge kõrgematele jõududele kukkus siit esimesena välja ja teisena kukkus välja astuge enda mugavustsoonist välja. Ma ei tea siis, mida see nagu tähendab, et kas siin ongi see, et keegi võib olla mingis halvas sidemes või suhtes, aga justkui mugavuse pärast või hirmu pärast nende emotsioonidega keegi ei julge sellest nagu väljuda ja palju kära või palju inimesi võib olla ka selle olukorra sees, eks ju, selle rippuma mehe või pooduga. Kiirustada ei tohi, aga tuleks siis teha mingi plaan ja tuleks siis astuda sellest mugavustsoonist välja ja lasta juhtuda sellel, mis juhtub selle alistuge kõrgematele jõududega kaardile. Kaksikud, see oli teie video, kui meeldis, visake pöidlanuppu ja kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele, kindlasti liituge peregrupiga, toetage kanalit ja vaatame siis üle, mis on siin tulemas vähile lähitulevikus. Mis on tulemas vähile lähitulevikus, opsti. Ja võimas vähid, alustate täna edukalt ja ilmselt tuleb siiamaani parim päeva lugemine, sest esimene äss on välja tulnud ja vähid võtavad endale ära müntide ässa, mis on siis minu arvates võib-olla isegi kõige parem ässakaart, mida saada, samamoodi nagu müntide 10, eks ju, et müntide äss tähendab küllust, rahulolu, head õnne, samas viljakus, eks ju, rasedus, küllus võib tähendada ka armastust, eks ju, võimalusi on palju. See kaart tegelikult ütleb, et keegi võibki siin sattuda nagu olukorda, kus ta tunneb, et tema soov või unistus on täitunud, et hästi sarnane ka siuke karikate 9 kaardiga, et väga palju positiivseid nagu energiaid müntidega materiaalselt, tööalaselt võib tähendada suuri arenguid, võib-olla mingite oma äride alustamist või mingeid kasumeid mingis olukorras, kingitusi, üllatusi. Väga hea energia alustuseks vähkidele. Muidugi teise kaardina on siin väljas ka, mis on siis kaarik. Ja kaarik muidugi on selline kaart, mis ütleb, et te peate tundma ennast enesekindlalt ja te peate iseendasse kõige rohkem nagu uskuma ja tegutsema selle pealt. Ja ta võib negatiivse poole pealt tähendada, et keegi võib meelega üritada teile halba nõu anda või teid enda teelt nagu kõrvale tõmmata. Aga samas see kaart ütleb, et kui te jääte endale kindlaks ja tegutsete edasi, siis te tulete olukorrast välja võidukana, sest see on hästi siuke võidukas ja saavutuslik ja kõige rohkem siis enesekindel kaart. Et siin ees on ka 2 sfinksi, et siin võib
tähendada justkui nagu midagi musta minevikust ja valget helgemat tulevikku ja kaart soovitab siis nagu liikuda nende uute eesmärkide poole justkui. Et siin võita on palju, tundub selle müntide ässaga. Ja kolmanda kaardina selle peale tulebki välja vähile karikate nelid. Siin on siuke solvunud või pettunud inimene justkui, et see võib tähendada, et siin tuleb palju mingeid võimalusi või pakkumisi teie suunas, aga nagu väldite seda, see on ka natukene siuke motivatsioonipuuduse kaart, aga tegelikult see on nagu negatiivse poole pealt, et kaart iseenesest ei ole negatiivse energiaga, et on hoopis positiivse energiaga ja karikate neli siis räägib nii-öelda sellisest üllatusest või kingitusest või mingist väga heast võimalusest ja karikate neli ütleb, et kui te väldite kõiki võimalusi või pakkumisi, mis teie suunas tulevad, siis te võite millegist heast nagu ilma jääda, et see kaart soovitab olla teil piisavalt nagu tähelepanelik, mis nagu toimub teie ümber, et ei magaks maha mingit väga head võimalust või mingit väga head pakkumist. Müntide ässaga siin tundub, et see võib olla mingi tööalane või mingi materiaalne nagu asi ja te peate olema nagu kindel ja tegutsema, tundub kaariku kaardiga, sest läbi selle tuleb teieni mingi võidukus. Ma ei tea, mis pakkumine see karikate neli on. Muidugi karikad on romantilised energiad, eks ju. Aga võib-olla siis heal järjel olev austaja võib kellegi ellu siin tulla vähid. Vaatame lõpetuseks, mis tuleb siit Kuutaro pakist vähile. Mis tuleb siit Kuutaro pakist vähile? Ja töötage läbi enda hirmude, ehk siis tuleb siin mingitest hirmudest nagu üle saada, et võib-olla see karikate neli, see võimaluste vältimine ja siuke nagu mitte väga motiveeritud energia, et siin võib olla, et oli nagu negatiivne kogemus minevikus, aga tuleb nagu andestada, tuleb õppida enda vigadest ja ei tohi lihtsalt neid vigu enam korrata ja see on tegelikult siuke nagu arengukaart ja ei tasu hoida sellest nagu vihast või negatiivsetest emotsioonidest kinni, et pigem tuleb lahti lasta ja läbi selle tulevad siis positiivsed olukorrad teieni. Aga vähid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele, kindlasti liituge peregrupiga ja toetage kanalit ning muidugi vaatame siis üle, mis on tulemas siin lähitulevikus. Ja hopsti kiiresti siit üks kaart vahelt lendas, teine ka olemas ja lõvidele kolmas, kas näitab nägu ja näitab ja tuleb väga hea energia lõvidele alustuseks. Esimese kaardina siis lõvidel väljas müntide 8. 8 on väga hea rahanumber ka numeroloogias, eks ju, aga 8 on tõusud mõõnad, eks ju, et nii nagu see kuju liigub ja 8, müntide 8 on siis hästi siuke aeglase energiaga kaart, et kindlasti see kaart tähendab nagu kannatlikkust, et mingid asjad võivad siin oodatus kauem aega võtta, samas aga kindlasti on mingid arengud toimumas, sest müntide 8 ütleb, et kui te panete aega ja energiat olukordadesse, kus te tahate näha arenguid ja teete tööd selle nagu nimel, siis seal need arengud ka teie jaoks toimuvad. See võib olla mingi materiaalne areng, tööalane areng, õppimine, treenimine, harjutamine, midagi siukest, ükskõik, et ise peate siin teadma, mida te teete, eks ju, et igal inimesel on siin erinev eesmärk, mille nimel nad pingutavad ja see kaart tegelikult ütleb, et kui te pingutate mingi eesmärgi nimel, siis tulevad need tulemused. Et väga hea energia lihtsalt võib natukene aega võtta, aga teise kaardina lõvidele kohe väljas müntide 7 ja mõnus selles mõttes, et müntide 8, müntide 7 kõrvuti läheb küll nagu justkui natukene allapoole, aga ei ole midagi, sest tarost tulevad need kaardid niimoodi suht juhuslikult ja mina võtan neid juhuslikult pakist, eks ju. Aga ütleme niimoodi, et müntide 7 ja müntide 8 koos tähendavad siis seda, et toimubki mingi materiaalne, tööalane, mingi siuke külluslik viljakas areng. Viljakuse energia võib ka muidugi raseduse energia kellegi jaoks olla. Ja müntide 7 nagu justkui ütleb, et mingi seeme on nagu idanema pandud ja te peaksite hakkama nägema nagu tulemusi. Aga samamoodi suhteliselt aeglase energiaga kaart nagu enamus mündid ja müntide 7 ütleb, et ei ole vaja kuhugi nagu kiirustada, et võite võtta ka natukene hoogu maha, vaadata olukorda eemalt ja hinnata olukorrad üle ja siis teha rohkem edasisi plaane. Aga igal juhul kindel areng siin on toimumas lõvide jaoks ja kolmanda kaardina
tuleb siit välja sauad 9 ehk kokku siis 7, 8, 9 numbritega, et mingite olukordade lõpetamine võib-olla kellegi jaoks, aga võib-olla sellest ka natukene sauad 9 räägib, et ta on niisugune ettevaatliku käitumise kaart või millegi jaoks nagu valmisoleku kaart ja ta ei ole üldse halva energiaga, et ta on positiivse energia kaart ja kõige rohkem siis sauad 9 räägibki mineviku vigadest õppimisest ja ta ütleb, et siin te olete õppinud nagu mineviku vigadest ja sauad, kui nad on niisugused aktiivsed, liikuvad, loovad ja kirglikud, siis see kaart ütleb, et kui teie ellu peaks tekkima mingi olukord, kus on vaja nagu tegutseda, siis te olete valmis tegutsema, et te teate juba, kuhu suunas liikuda. Ehk siis põhimõtteliselt lõvid, mulle tundub, et teil on nagu tee selge, te vaikselt ehitate siin midagi üles ja lihtsalt ootate seda, kui toimub see murdehetk ja kui hakkavad tulema need suured tulemused. Vaatame lõpetuseks, mis lõvidel on siin Kuutaro pakis ja mis on siin Kuutaro pakis lõvidele. Mis on siin Kuutaro pakis lõvidele. Ja tuli siis selline kaart, mis ütleb lõvidele, et jääge enda visioonile kindlaks. Et ärge laske võib-olla teistel inimestel liigselt mõjutada enda otsuseid ja valikuid, olge teie ise ja läbi selle peaksingi tulema siis justkui ausad ja õiglased arengud, mulle tundub nii. Lõvid, see oli siis teie video, kui meeldis, visake pöidla nuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti liituge peregrupiga, toetage kanalit ja vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Ja mis siit tuleb neitsile välja, hopsti siuke pull oli siin, et jäid kaardid käevahele kinni ja siis hüppas sealt kohe kuskilt midagi välja. Ja kõik kaardid tagurpidi, nii et võtame nad järjest täpselt nii, nagu nad tulid. Ja esimese kaardina on neitsil väljas siin mõõkade kuninga kaart. Ma ei tea miks, aga jäära lugemises, mulle jäi see nii hästi meelde, esimeses jäära lugemises ma kohe alguses võtsin välja mõõkade kuninga ja huvitav, mul hakkas nina ka nüüd sügenema selle peale, kui mul see kohe meelde tuli. Neitsid, teil võib mingi jääraga mingi kokkupuude olla, mingi suhtlus võib siin olla, sest mõõgad on tugevad suhtluse kaardid, mingi uus suhtlus võib alata. Väga huvitav energia, muidugi mõõkade kuningas iseenesest on siuke hästi nagu iseseisva inimese energia, aus, õiglane, samas mõõkadega siis hea suhtleja, hästi otsekohese võib-olla ütlemisega inimene ja võib ka tähendada enese kehtestamist või ennast kehtestavat inimest. Et siuke nagu tugev energia, meesenergia kaart, alati ei pea see tähendama meesterahvast, aga eks te ise teate, kuidas teie loos on, kas te tunnete ennast siin energias ära või on see pigem mingi austaja partneri lähedas isikukaart, kui kedagi ei tunne ära, siis järelikult on mingi uus inimene, kellega võib tekkida siin mõõkadega suhtlus. Teise kaardina on siin neitsidel väljas müntide 4. See on siuke turvatunde kaart nagu justkui või millegist kinnihoidmise kaart, et negatiivse poole pealt natukene tasub materiaalsetes asjades ettevaatlik olla, et keegi ei üritaks siin teid nagu ära petta või teid midagi välja meelitada, võib-olla hea jutuga mõõkade kuningaga, kuigi tegemist peaks olema ausa inimesega. Aga jah, natukene olge ettevaatlik, samas müntide 4 ütleb, et kui te suudate nagu asjadel järge peal hoida ja võib-olla liigselt ei kuluta või larista, siis on võimalik kellelgi saavutada siuke hästi stabiilne ja turvaline materiaalne energia või külluse energia, samas külluse energia on armastuse energia, mündid on viljakuse energia ka, viljakus tähendab rasedust. Ma ei tea, võimalusi siin on palju, ta nagu kallistab seda münti seal päris palju, eks ju, kaardi peal. Aga nüüd, kolmanda kaardina tuleb siit neitsidele välja ka üks negatiivne kaart, mis on siis mõõkade 10. Ja negatiivne nagu selles mõttes, et kõik 10 räägivad nagu mineviku tsüklite lõpetamisest ja uute tsüklite alustamisest. Aga mõõkade 10 on nüüd justkui siis kõige raskema nagu siukse tsükli kaart, et 10 mõõka selga. Samas jällegi see kaart ütleb, et mitte midagi enam hullemaks minna ei saa, et nüüd peaks hakkama elu liikuma nagu üles mäge. Et see ongi veits siuke valgustushetke või pöördepunkt elus kaart ja võib siis tähendada seda, et kas teil on hiljuti nagu lõppenud mingi väga raske tsükkel või on peatselt siis nagu lõppemas ja peaks algama siis uus tsükkel, kus nagu tundub, et asjad liiguvad ainult üles mäge, mulle tundub. Aga sest see nagu alla tulemine oli suhteliselt valus kellegile. Ja mõõkadega, eks ju, et mõõkade kuningas on seal ka ees, et siin võib täpselt selline lugu olla, et keegi valetas, varastas kellegi tagant ja siis pani minekut.
ja no vaatame, mis siin lõpetuseks neitsidele välja tuleb, mis on siin neitsidele veel tulemas siin Kuutaro pakist. Ja tulisid 2 kaarti, võtame pealmise ära ja vastused su küsimustele on tulekul põhimõtteliselt, et kui te olete siin mingis sellises olukorras, kus te ootate mingitele küsimustele vastust, siis põhimõtteliselt peaks need vastused teile peagi tulema ja võib-olla see minu lugemine ongi teile vastus, et mingi raske tsükkel on nüüd lõppenud, eks ju. Ja omage usku enda unistustesse. Teise kaardina olin siin lahke, mõtlesin, et raske tsükkel oli, siis anname selle teise kaardi ka ikka välja ära. Ja tuleb uskuda seda, et maailmas on olemas ka häid inimesi ja kui minevikus läks midagi halvasti, siis see ei tähenda seda, et tulevikus peaks samamoodi minema ja kui te mõtlete ise positiivselt, siis juhtuvad ka positiivsed asjad. Neitsid, see oli siis selleks korraks teie video, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele, kindlasti liituge peregrupiga, toetage kanalit ja vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Ja mis on tulemas siin kaaludele? Ossa, mis on tulemas kaaludele? Esimene kaart pani väga kiirelt ja viimane kaalud nüüd, aga nüüd või äkki hoopis nüüd ja midagi jäi sinna korra kinni ja tuli siit hoopis lisakaart selle nalja peale, kaalud, kavalad kaalud. See on siuke natuke isegi läheb riima veits. Aga esimese kaardina on siin rippuv mees või poodu ja see kaart räägib mingist segadustundest. Siin võib see tähendada seda, et toimub palju asju korraga või samal ajal. Võib siin olukorda olla segatud mitu erinevat isikut. Kindlasti see kaart ütleb, et tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid, et ei tohi liigselt kiirustada mingit otsuste tegemisel. Ja kui tunnete ennast nagu kurvana või kurjana või emotsionaalsena, siis see ei ole kindlasti õige aeg vastu võtmaks mingeid tähtsaid või olulisi otsuseid. Ja mingis mõttes see kaart, nagu ta on küll natukene negatiivse energiaga, aga see kaart soovitab nagu sellist ümbritsevat nagu müra vältida, et ärge pange liigselt palju tähele, mis teised ümberringi nagu tõmblevad justkui, et see on siuke natuke imelik energia. Ja kohe siia rippuvale mehele tuleb järgi siis mõõdukuse kaart. Ja mõõdukus on täpselt siuke kaart, mis räägib samasuguse kiirusega liikuvast energiast. Ta ütleb, et kõike võib, aga kõike võib mõõdukuse piires. Mõõdukuse kaart ütleb, et peab tegutsema, aga mõõdukuse kaart ütleb, et ei tohi tegutseda liiga kiirelt. Tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid ja läbi selle suudabki siis keegi luua siin endale mingi hästi harmoonilise või tasakaaluka või turvalise justkui keskkonna, et see on siuke kannatlikkuse kaart. Kes tasa sõuab, see kaugele jõuab, eks ju, mis need Eesti väljendid siin täpselt on. Aga kaalud kolmanda kaardina tuleb teile välja anda müntide 10. Ja noh, ütleme niimoodi, et kõikidest 10-test siis mina ütleks kõige parem kaart, mida saada. Müntide 10, ta on esiteks hea nagu töö ja raha ja siukses külluses, aga samas ka ta on väga hea peres ja armastuses, eks ju. Et küllus tähendab armastust ja nii-öelda viljakus võib tähendada ka rasedust. Ja põhimõtteliselt see 10 siis tähendab seda, et kas kellelgi on hiljuti lõppenud või on peatselt lõppemas mingi nagu võib-olla mitte nii edukas tsükkel, eriti materiaalselt ja võib-olla siis ka armastuses, aga peaks algama siis uus palju külluslikum tsükkel teie jaoks ja vau, tuleb siia veel kindlustuseks kaaludele juurde ka müntid 9, et 2 kaarti, mis siin koos järjest lõpus tulid, oligi siis müntide 10 ja müntide 9 ja kui meil tuleb samast mastist 2 kõrvuti olevat kaarti nagu välja, siis see tähendab selle kaardi aspektis nagu suurt arengut ja tõesti siin on siis kas materiaalne, külluslik või mingi hea õnneareng või võite võita midagi, mingi auhinna saada, kingituse saada, päranduse, mis iganes, eks ju, et siin võimalusi on palju, aga väga tugev siuke nagu rahaenergia. Muidugi müntid 9 on rohkem siuke iseseisva inimese energia või üksiku inimese energia, kes ehitab ise ennast ülesse või on ehitanud ennast ülesse ja naudib siis mingit siukest luksuslikku elu. Et ma ei tea, kas see on teie enda energia või on see siis tõesti mingi siukse uue austaja energia, kes on veits siuke üksik isik, aga kellel on palju raha või küllust või on ta viljakas inimene, et meeste jaoks kindlasti võib see tähendada viljakat mingit siukest partnerit. Et võimalusi siin on nagu palju, naistel on võimalik endal see energia saavutada, aga igal juhul mingid arengud, aga arengud toimuvad siis, kui te tegutsete rahulikult ja mõtlete enda asjad läbi ja ei lase teistel ennast liigselt palju häirida või tõmmata ennast enda teekonnalt kõrvale või halvale teele või midagi siukest. Vaatame, mis on lõpetuseks tulemas kaaludele Kuutaro pakist. Mis on tulemas kaaludele Kuutaro pakist?
ja expect a powerful change ehk siis oodake mingit võimsat muutust. Mulle tundub, et siin see muutus võib tulla nagu rahaliselt, ma ei tea siis, kus see raha nii-öelda järsku võib tulla, aga see muutus võib olla meeletu, ärge siis nagu lolliks minge, eks ju, aga väga positiivne nagu energia, et ainult see esimene kaart, rippuv mees poodu, näitab siin niisugust segadust ja võib-olla palju isikuid mingis olukorras, et tõesti siin võib mingi pärandi teema ka olla, et keegi võib siin üritada mingit sussa-vussat teha, aga ma arvan, et siin peaks nagu tõde välja tulema, et mõõdukuse kaart ütleb siin, et nii-öelda tasub jääda rahulikuks selles olukorras. Aga kaalud, see oli siis selleks korras teie lugemine, kui meeldis, visake pöidla nuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele, kindlasti liituge peregrupiga, toetage kanalit ja vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Mis on tulemas skorpionile hopsti ja kas on kurjad olukorrad siin tulemas, mulle tundub. Aga esimese kaardina tegelikult skorpionil väljas väga hea kaart, mis on siis müntide kuningas, tähendab stabiilsust ja turvatunnet. Et see on siuke võib-olla natukene vanamoelise isiku kaart, aga inimene kasutab siis toimivaid taktikaid ja meetodeid. Mingis mõttes see võib olla siuke nagu ülemuse kaart. Aga võite ise selle energia saavutada, võib see olla mingi lähedase inimese energiakaart, et tegemist on hästi usaldusväärse, hooliva ja leidliku inimesega. Samas mündid võivad siis tähendada mingit rikkust, küllust, jõukust, aga samas ka mingit head õnne. Et kui te mitte kedagi selles energias ei tunne ära, siis see võib olla mingi inimene, kes alles teie ellu nagu tekib. Võib kellegi jaoks tähendada siis heal järjel olevat austajat või siis saavutate ise selle energia. Ma igaks juhuks vaatan ära, vaatasin natukene mööda enne, et tulevad kurjad kaardid, päris nii see ei ole. Tuleb siin hoopis teise kaardina välja anda Hierophant ja mina arvasin, et see kaart on mõõkade 3, kuna ma nägin seal punast ja halli, eks ju, et ainult punast ja halli. Aga samas Hierophant on nüüd siuke traditsioonide kaart, liitude loomise kaart ja räägib uskudest ja teadmistest, et see on väga tugevalt ka nagu seotud siukse nagu tööalase energiaga ja kuna meil siin ees on müntide kuningas, siis see võib olla mingi võimeku ülemuse energia või siis ma ei tea, kas võib ka tähendada, see ei saa päris olla siuke nagu oma ettevõtte energia, sest Hierophant just ütleb, et teil on võimalik sõlmida mingeid hästi tugevaid liite või sidemeid. Muidugi Hierophant on hästi tugevalt ka spirituaalse siukse abielukaart, et kui te nagu teete hingega enda tööd, siis see võib kellelegi kindlasti väga palju sisse tuua lõppkokkuvõttes, aga samas on siin ka võimalus, et siin ikkagi on siuke romantiline energia ja mingi austaja võimalus inimene, kellega on võimalik nagu abielluda, et see on siuke huvitav. Samas siis kolmanda kaardina on skorpionil väljas mõõkade 7 ja mõõkade 7 on siuke nagu taktikalise käitumise kaart. Ta ütleb nagu seda, et kui te siiamaani ei ole enda olukorras olnud nagu edukas, siis muutke täielikult enda taktikat või lähenegi sellele olukorrale täiesti teise nagu nurga alt. Ja see võib kaasa tuua teile nagu palju suurema edukuse. Midagi võib siin olla seotud suhtlemisega, sest mõõgad on hästi tugevad nagu suhtluse kaardid. Et võib-olla kui te ei ole siin kellegi ühendust võtnud, võib-olla peaksite võtma. Samas nüüd mõõkade 7, eks ju, ta negatiivse poole pealt võib ka rääkida pettustest, valedest, vargustest. Et natukene olge nagu ettevaatlik, aga pigem mulle tundub, et siin keegi hoopis peab muutma enda lähenemist mingil olukorrale, läbi mille siis hakkavad hoopis arengud toimuma ja läbi mille sõlmitakse ka mingi uus hästi tugev nagu liit, suhe, side, mis iganes. See võib ka tööalane asi olla selle müntide kuningaga. Vaatame, mis lõpetuseks tuleb skorpionile kuutaro pakist. Mis on tulemas kuutaro pakist skorpionile? Mis on tulemas kuutaro pakist skorpionile? Ja kukkus 2 kaarti välja. Väga huvitav, sest kukkus välja ka selle taropaki ainukene mingis mõttes nagu negatiivse energiaga kaart, et kui keegi väga midagi loodab, siis tuleb siit selline kaart, mis ütleb, et sellest olukorrast ei tule midagi. Aga ma ei tea, mida see nüüd teie jaoks täpselt nagu tähendab, et muidugi kindlasti need inimesed, kes on mingis negatiivses olukorras ja kardavad, et midagi halba juhtub, siis tundub, et seda halba ka ei juhtu, kes siin võib-olla liigselt palju head loodavad, ei pruugi nagu liigselt palju head ka juhtuda, aga samas see on siuke nagu salakaval kaart.
et ta võib teile öelda niimoodi, et see taktika, millega te hetkel lähenete, sellest ei tule mitte midagi ja te peaksite muutma seda taktikat ja lähenemist selle mõõkade 7-ga ja peaksite olema julge ja tegema esimese sammu, on see teine kaart. Et siin väga huvitavalt võib-olla kaardid tõidki välja täpselt skorpionite olukorra, kus siis kaardid soovitavad skorpionitele muuta enda lähenemist, suhelda võib-olla rohkem mõõkadega ja võib-olla alustada siis mingit suhtlust. Aga skorpionid, see oli siis teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele, kindlasti liituge peregrupiga, toetage kanalit ja vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Ja mis tuleb siit ossa hamburid, te olete täna jälle tuld täis, on ju, ja pilluta. Aga jah, tean küll, kuidas see käib, see niimoodi järsku, aga noh, see selleks. Aga siis esimese kaardina väga hea karikate 3 energia ja võib-olla sellepärast ma siin teiega naljatangi hamburid, et tundubki, et meil on siuke hea sõbralik energia täna, et ütleme üksteisele ilusaid asju, eks ju. Karikate 3, väga hea sõprussidemete kaart, aga ta tähendab ka pidustusi, tähistamisi ja ta on siuke nagu huvitav kaart, mis ütleb ka nagu seda, et keegi võib siin tutvuda mingite uute huvitavate inimestega mingi pidustuste või tähistamiste käigus. Et ma ei tea, mis see täpselt võib olla, kas mingi üritus või lähete kuhugi sünnipäevale, keegi kutsub ja seal võivad olla mingid uued huvitavad inimesed. Et noh, karikatega kindlasti võimalik on romantiline uus side, aga samas, kuna see on väga hea sõprussidemete kaart, siis tähendab ka seda, et võite siin mingid häid nagu sõprussidemeid leida. Nüüd teise kaardina on hamburitel väljas õnneratas. Õnneratas on siuke kaart, mis ütleb, et te igal juhul peate nagu tegutsema. Et õnneratas ütleb, kui te jääte koha peale liiga kauaks seisma, siis hakkab teid saatma ebaõnni ja mingid asjad, olukorrad lõpevad teie jaoks sootuks ära. Aga kui te ise tegutsete, siis saadab universum teid hea õnnega ja annab teile uusi võimalusi, uusi valikuid, võib ka tähendada uusi inimesi, eks ju, kuna siin ees on see karikate 3 ja 3 on mitmete isikute kaart. Et igaüks on enda õnnesepp kaart põhimõtteliselt, mis ütleb, kui ise tegutsete, siis tulevad ka tulemused. Ja kolmanda kaardina on siin väljas ka ülempreest rinna. Ja see on nüüd huvitav, sest ülempreest rinna on hästi tugeva spirituaalse energiaga kaart. Ta on hästi müstiline ja salapärane kaart, mis võib tähendada seda, et keegi võib siin mingi saladuse teada saada või midagi avastada, aga kõige rohkem on see hästi suur siuke eneseavastuse, intuitsiooni kaart või enesesse uskumise kaart ja enese usaldamise kaart. Et ma ei tea, kas keegi siin spirituaalselt hakkab ärkama või hakkab väga hästi tajuma teisi inimesi või see on siuke tarolugeja energia ka, spiritualisti energia. Võib siin kellegi ellu tekkida ka spirituaalne austaja. Võimalusi on tegelikult palju, aga kõige rohkem on ikkagi see enda energia ja tegelikult see kaart võibki siin öelda, et kui te tutvute mingite uute huvitavate inimestega, siis tunnetage ära, kas need inimesed on teiega siirad või üritavad teid petta või teile valetada ja pigem tasub siin nagu siis ennast usaldada, et väga huvitav nagu energia. Ja vaatame, mis siin lõpetuseks on hamburile veel tulemas kuutaro pakist. Mis on tulemas siin hamburile? 2 muidugi suure arkaani energiat, et selles suhtes ma pigem ootaksin mingit võimsamat, mingit muudatust või mingit uut lahendust või mingit uut võimalust selle õnnerattaga ja mingit uut inimest võib-olla ka või uut olukorda. Ja täpselt nii on, energiat koguvad hoogu, ehk siis õige pea, täpselt nii nagu ma tunnen ka, et õige pea peaks siin midagi nagu juhtuma või midagi siis teie olukorras muutuma, et olge siis valmis nagu tegutsemiseks ja kui te tegutsete, siis hamburid alati usaldage enda sisetunnet ja iseennast. Aga see oli siis teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukitsedele, kindlasti liituge peregrupiga, toetage kanalit ja vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Ja mis tuleb siit kaljukitsele ja kiirelt tahab siin kaarte anda, aga kolmanda kaardiga jääb toppama, üks jääb siia vahele kinni, ei võta ja tuleb kolmas, lükkab selle pakki tagasi ning teise kaardina välja tulnud mõõkade 6 näitab meile esimesena nägu. Ja mõõkade 6 on tegelikult uue alguse poole liikumise kaart, mis tegelikult ütleb, et te olete juba seda uut asja alustanud, kuhu suunas te liigute. Aga ta räägib raskuste ületamisest ja seljatamisest ja mõõkade 6 võib mõnikord olla natukene siuke negatiivse suhtumise kaart. See võib rääkida millegist minevikust, mingist negatiivsest olukorrast, suhtest, sidemest minevikus. Midagi võib olla siin seotud suhtlusega, mingit juttu, võib-olla on siin mingi selja taga mingid kuulujutud või mingi
mis iganes, eks ju, aga samas nagu mõõkade kuus ütleb nagu seda, et ei tohiks nagu negatiivselt vaadata tagasi minevikule, et pigem peaks suhtuma positiivselt ja mõtlema, et olukord oleks võinud olla tegelikult palju hullem, kui ta on. Et ma ei tea, mis olukorrast te nagu pääsesite, aga justkui see kaart ütleb, et rasked ajad on selja taga ja te pääsesite justkui kõige hullemast. Et ma ei tea, mida see teie jaoks tähendab, aga pigem suhtuge positiivselt. Ja ta näitab siin natukene võib-olla ikkagi kurbust, sest teise kaardina on väljas hermiti või eraku kaart ja räägib see rohkem nagu aja omaette veetmisest. See on enda sisemaailmaga nagu tegelemise kaart, et võib-olla tõesti mingid asjad minevikust peaks siin kaljukitsed nagu lahti laskma. Samas see on hästi suur nagu siuke spirituaalse ärkamise kaart, mis on natukene raske nagu teekond, et tuleb mingi katsumusi järjest, et teete ühe läbi, tuleb järgmine. Aga see kaart võib ka nagu natukene öelda seda, et te peaksite rohkem aega pühendama iseendale või võtma aega iseenda jaoks, et te olete võib-olla liiga palju teistele inimestele enda nagu energiat välja andnud või valedele inimestele siis ja võib-olla just suhtluse näol siin mõõkadega, et midagi siin selle suhtlusega seoses ka on. Aga nüüd kolmanda kaardina tuleb kaljukitsele välja mõõdukuse kaart ja kaks suure arkaani kaarti järjest, ehk siis tundub, et siin ootavad teid ees mingid võimsad muutused. Muidugi nüüd mõõdukuse kaart räägib siis tasakaalust, rahust ja kannatlikkusest, et see on siuke kaart, mis ütleb, et tuleb nagu tegutseda, aga kindlasti ei tohi kiirustada enda tegutsemisel, et tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid ja käike. Ja kui te suudate seda nagu teha, siis peaks kõik minema nagu hästi ja saavutate siukse hästi tasakaaluka energia. Põhimõtteliselt kaart ütleb, et kõike võib, aga kõike võib mõõdukuse piires. Ja võib-olla siin ongi, et selle suhtluse või mingi nagu energia väljaandmisega millegiga te olete natukene nagu liiale läinud, aga samas tegelikult kaardid ütlevad ka seda, et kõige hullem on nagu selja taga, et pigem peate ise jääma nagu rahulikuks, vaikselt edasi tegutsema ja siis on kõik hästi. Aga vaatame, mis lõpetuseks tuleb Kuutaro pakist kaljukitsedele. Mis tuleb Kuutaro pakist kaljukitsedele? Mis on siin tulemas kaljukitsedele Kuutaro pakist? Ja kas ei tulegi või? Ikka tuleb. Adjustments are required, ehk siis mingid väiksed muudatused on vaja siin teie olukorras teha. Ma ei tea, mis need muudatused teie jaoks täpselt on, aga kuna teil on siin kahes selles suure arkaani kaardis hästi tugev nagu spirituaalne energia, siis täpselt see asi, mille peale te just nüüd hetk tagasi mõtlesite, et ilmselt seal selles samas olukorras on vaja need muudatused nagu teha ja hästi tähtis on siin ka siis lasta lahti negatiivsetest mineviku nagu emotsioonidest ja võib-olla ka hirmudest, et kui minevikust läks midagi halvasti, tähenda seda, et nagu tulevikus inimesed oleksid täpselt samasugused, et pigem tuleb andestada, aga tuleb õppida vigadest ja tuleb neid vigu enam mitte korrata ja see on juba areng ja arengud on ju kasulikud. Kaljukitsed, see oli siis teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele, kindlasti liituge peregrupiga, toetage kanalit ja vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Mis tuleb veevalajatele? Mis tuleb veevalajatele? Mis on päris huvitav ja täpselt see, mis tuleb, selle pealt tulid need kaardid ja väga hea energia alustuseks sauad. Esimese kaardina veevalajal väljas sauade baas. Baasid on niisugused hästi nagu nooruslikud energiad, võib tähendada uusi huvitavaid ideid, mõtteid, see on niisugune suur entusiasmi kaart, julguse kaart, tegutsemise kaart, et võib-olla peate siin nagu tegutsema, võib tulla mingeid häid uudiseid, sauad aktiivsus, loovus, kirglikkus, sauadega tugevam ka seksuaalenergia, et kellegi jaoks sauade baas võib tähendada ka kütkestavat kirglikku nooremapoolset austajat, muidugi siis natukene selle seksuaalne energiaga olge ettevaatlik, et inimene ei tuleks ainult selle eesmärgiga teie suunas, aga samas see kaart võib ka öelda nagu seda, et kui te minevikus midagi proovisite ja teil ei õnnestunud, siis võib-olla nüüd on õige aeg proovida uuesti, et midagi võib nagu paremini välja tulla, see võib tegemist võib olla mingi aktiivse loova või kirgliku asjaga. Ja teise kaardina selle peale ongi siin kohe väljas ka sauade kuus ja sauade kuus on võidukuse või uhkustunde kaart või millegi nagu saavutamine. Selles mõttes veel ka põnev, et sauade kuus on mingis mõttes siuke nagu konkurentsil ärapaneku kaart, et kui
te tunnete, et teile hetkel enda olukorras on mingid teatud nagu konkurentsi, siis tundub, et teie tulete välja sellest olukorrast võitjana. Ja noh, sauad ikkagi see aktiivsus, loovus, kirglikkus jääb siia sisse, et ilmselt kui te siin ise tegutsete, kasutate ära enda loovust ja teete midagi, mida te teete kirega, siis see ongi see, mis teid võidukuseni nagu viib. Väga tugev tuleenergia siis, et noh, veevalaja on siin lõvi nii-öelda vastasmärk, et midagi võib olla siin seotud lõvitähtkujuga, samas siin on ka hambur olemas, eks ju. Huvitav. Aga nüüd viimase kaardina sellest pakist tuleb veevalajatele hoopis välja siit karikate kuningas ja toob siia veeenergiat juurde, et väga hea, et tuli kustutab või vesi kustutab osa tuld ära, et liiga hulluks asi ei läheks, eks ju. Aga noh, karikate kuningas, ma ei tea, kelle energia siin see täpselt on, meesenergia kaart, samas meesenergiat on mõlemal sugupoolel, eriti karikate kuningas, sest see on siuke hästi tugev nagu empaatiavõime kaart ja spirituaalenergia ja intuitsioon, et see on hästi avatud meelega inimene, hästi eluküps inimene, hindab olukordi kaine meele ja mõistusega. Tegemist kindlasti on hästi emotsionaalse inimesega, aga samas inimene peaks oskama enda emotsioone nagu väga hästi kontrollida. Et ma ei tea tõesti, kas olete see teie, on see võib-olla energia, mille te alles saavutate, et kui te mitte kedagi ei tunne selles energias ära, siis see võib olla teie enda tuleviku energia või siis mingi uue isiku energia, kes teie ellu alles tekib. Aga ta võib ka praeguse isiku, mingi austaja partneri lähedase isiku energia kaart olla, et võimalusi siin on nagu palju. Igal juhul, et tundub, et tulevad siin nagu arengud, et kõikidel kaartidel väga hea energia nagu. Vaatame, mis lõpetuseks tuleb veevalajale. Mis tuleb lõpetuseks Kuutara pakist veevalajale? Mis tuleb Kuutara pakist veevalajale? Ahaa, ja tahtsid siin mingid kaardid välja veereda. See oli selle röhitsuse eest, on ju. Et noh, võib-olla siin karikate kuningaga ikkagi, mulle tundub, et siin midagi on nagu romantilist, samas siin võib mingi valiku võimalus olla, nagu ma ütlesin, siin kellegi vahel on mingi võitlemine või võistlus ja keegi tuleb siis siit välja võitjana selle sauade kuuega. Ma eeldan, et teie tulete siis olukorrast välja võitjana, veevalajad. Ja ärge laske enda uhkusel ennast tagasi hoida või enda teele jääda. Et ei tasu võib-olla siis, mitte tagasi hoida, see on võib-olla teistpidi, et ei tasu liiga uhkeks minna siin mingis olukorras, et kui te olete ka nagu saavutamas midagi ja teil on mingit konkurentsi, siis võib-olla see ütleb nagu seda, et ei tasu teisi inimesel nagu maha teha. Et te ei tea mitte kunagi, mis toimub nende inimeste sees, peas ja nii edasi ja ei maksa siin nagu ülekohtune olla, et pigem olge kindel iseendas ja selles, kes teie olete ja sellest tegelikult piisab. Ja teise kaardina on siin võit olukord ja noh, tundub nii, et nagu ma ütlesin, selle sauade kuuega tundub, et olete midagi siin saavutamas ja võib-olla on just see spirituaalenergia, see loovuse siuke energia, mida te olete nagu saavutamas selle karikate kuningaga, samas sauade baasiga nooremapoolne kütkestav kirglik austaja on ka võimalik. Aga veevalajad, see oli siis teie video selleks korraks, visake pöidlanuppu kui meeldis ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele, kindlasti liituge peregrupiga, toetage kanalit ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb kaladele, lähitulevik kaladele, mis on kalale tulemas lähitulevikus, mis on tulemas ja tundub, et kalad siin viimase tähtkujuna võtavad ka ühe lisakaardi. Noh, ainult üks äss on ka täna tulnud, et äkki tuleb siit see teine äss ka, aga esimese kaardina kaladel väljas väga positiivne müntide 10. Kõik 10 räägivad vanade tsüklite lõpetamisest ja uute paremate tsüklite alustamisest ja minu arust müntide 10 on kõige parem kaart, mida saab saada 10-test. Et ta on küll töö, raha, materiaalne küllus, õnn ja mingid siuksed asjad, aga müntide 10 on alati ka olnud väga hea pereõnnes ja pereasjades, et küllus võib tähendada armastust ja viljakus võib tähendada rasedust. Ehk siis põhimõtteliselt see kaart ütleb, et kaladel kas on alanud või peaks siis varsti algama mingi uus hästi külluslik tsükkel, et võib ka tööalaselt või materiaalselt olla. Ja muidugi eriti sellepärast, et teise kaardina on siin kaladele välja anda müntide 2, paindlikkus ja võimalustega mängimine, hea kohanemisvõime, et see kaart võib öelda seda, et tuleb siin kalade ellu mingi muutus, isegi võib-olla väga suur muutus, võib tähendada materiaalset muutust, võib-olla algselt negatiivset, aga samas see kaart ütlebki, et kuna teil on väga hea kohanemisvõime, siis te suudate pöörata selle nagu olukorra enda kasuks ja võibki siin see olukord siis nagu pöörduda
et justkui arvate, et te nagu liigute mäest alla, aga hakkate väga järsku hoopis mäest liikuma ülesse. Et ma ei tea, kas see on karjääriredelil nende müntidega või küllusviljakus, ma ei tea, võimalusi siin on, sest noh, kahed tähendavad alati valikuvõimalust, kui valikuvõimalust on, siis see on ju positiivne, kalad. Kolmanda kaardina tuleb teile välja mõõkade emand ja mõõkade emand võib väga tugevalt olla teie enda nagu energiakaart, et on küll veevalaja energiakaart, mis oli just eelmine tähtkuju ja tegemist mõõkade, mitte veega, aga mõõkade emand on tihti sihuke kaart, kes on iseendaga liiga nagu karm ja kalad, te võite ka vahepeal olla iseendaga natukene liiga karmid ja samas see kaart siis tegelikult räägib hästi nagu iseseisvast inimesest, ausast, õiglasest inimesest, et mõõkadega tähendab see ka mingit head suhtlust, et kui te tõesti tunnete ennast selles energias ära, siis ärge olge iseenda vastu liiga karmid. Samas muidugi paljude jaoks võib see olla siuke austaja partneri nagu energiakaart, et see, et ta on emandaja või naisenergiakaart, ei tähenda seda, et tegemist on naisterahvaga, et mõlemal sugupoolel on mõlemat energiat. Igal juhul tegemist on siin jah inimesega, kes on väga hea suhtleja, võib siin tähendada, et võib tulla ka mingi uus suhtlus, et kui te mitte kedagi ära ei tunne, ei ole see mingi austaja partneri lähedase isiku energiakaart, siis järelikult see on mingi uus inimene, kes teie ellu tekib ja läbi selle inimese või läbi mingi suhtluse võib tekkida mingi väga hea võimalus siis. Ja lisakaardina tuli siit välja ka mõõkade rüütel ja huvitav, et ta tuli lisakaardina ja siia mõõkade emandaga koos nad siis välja pakist hüppasid ja need on tegelikult ka ju taro pakis järjestikust kaardid, aga minul siin pakis ju kaardid järjestikku ei ole, seega tähendab see väga võimsat mingit muutust või arengut kalade jaoks. Ja mõõgad on siis mentaalsed ja suhtlusalased kaardid, ehk siis kas mentaalselt võite siin palju areneda, et vabanete mingitest hirmudest, mingist ülemõtlemise energiast või enese mahahindamisest või siis justkui hakkab mingi suhtlus väga hästi arenema ja noh, suhtlus siis mingi austajaga ilmselt, sest noh, rüütlid on ikkagi ka austaja kaardid. Mõõgade rüütel muidugi on kõige kiirem rüütel, mis võib tähendada seda, et kas inimene väga järsku tekkis teie ellu või võib väga järsku tekkida siis teie ellu. Muidugi mõõkadega, noh, mõõgad natukene on siuksed nagu kannatlikkuse kaardid, eks ju, või kannatuste kaardid, et mingis mõttes see võib tähendada ka kellegi jaoks siukest nagu proovile panevat austaja energiat. Aga võimalusi siin on ja tegelikult müntide 10 ütles, et peab siin algama uus külluslik tsükkel, aga müntide 2-ga võib-olla on siin ka nagu valik, eks ju, et peate tegema õige valiku, et mitte valida rüütlit, et valida ikkagi emand või siis siuke võimekam energia, mitte nagu siuke poisikese energia, mulle tundub. Aga vaatame, kalad, mis siin tuleb viimase kaardina Kuutaro pakist, mis tuleb viimase kaardina Kuutaro pakist. Ja on siit võtta välja, astuge välja enda mugavustsoonist. Ja noh, kuna siin on need 2 mõõka väljas, siis mul on siuke tunne, kalad, et tegelikult siin on asi selle taga kinni, et te peate ise mingit suhtlust alustama. Või olema valmis mingiks suhtluseks ja nii kui te olete valmis mingiks suhtluseks või alustate mingit suhtlust, siis väga kiiresti võivad siin teie jaoks nagu asjad arenema hakata, sest mõõkade rüütel on väga kiire nagu energiaga kaart ja nagu ma ütlesin, müntide 2 võib tähendada, et võivad tulla suured või järsud nagu muutused, aga tundub, et ikkagi ülespoole. Kalad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas.